Nii, mul on siin kleidik valmis pandud, siin on mul need pärlikesed ja mul on siin katteriie ka, mille me paneme peale, sest me ei taha kleiti triikrauaga ära kõrvetada. Ja siis me hakkame neid kleepima. Paljajalu jooksen kodu kruusa peal, oksa püste puusa peal, ronisime. Ja minu sinise printsessi kleidi õmblemise lugu hakkab otsa saama. Mul on kleit valmis. Ma olen triikrauaga ära kleepinud pluusi osasse need pärlikesed või sädelevad mummukesed. Mul on käised valmis, natuke siit paistab isegi kleiti. Mul on seeliku osa mega palju tülli ja mul on kleit täiesti valmis. Ja ma näitan teile, milline see kleit lõpuks valmis sai. Ja selline see kleit välja näebki, selline puhvis tülliosaga ja ma alguses videodes küll rääkisin teile, et ma panen siia peale või siia külge ka tülliosa, aga ma otsustasin ringi ja ma tegin sellised sinised lipsukesed, et see tülliosa, see oleks kuidagi jäänud minu arust mitte nii ilus ja said käised sellised mõnusad lipsukesed ja panin siis või paigaldasin triikrauaga siia peale sellised värvilised mummud, mega hästi jäid peale ja kui ma lähemalt näitan, väga tugevalt on ka isegi kinni, et ma arvan, et pesuga need ei tule ka välja. Ja siia keskele ma panin sellise veniva litritest nagu paela või kummikese, et see peitis ilusti selle tülli nii-öelda õmblusosa ära ja all muidugi mega palju tülli, selline hästi puhvis, et siit ei paista see alus seelik ka välja, et tundub, et ongi nagu ainult selline tülli osa, et minu arust päris hästi õnnestus see printsessi kleit, et kusjuures ma tegin sellist kleiti täiesti esimest korda ja täitsa okei, et kindlasti selline professionaalsem õmbleja näeb siit ja sealt mingeid näpuvigasid, aga ma arvan, et neid ei tasu nii väga otsida, et tähtis on see üldmulje ja ma ootan juba nii väga, kuidas Teele selle kleidile reageerib.